ma tulen siia videosse täiesti spontaanselt, impulsi ajal niimoodi, nagu ma harjutan selle tegemist. Et ma ei mõtle nii palju läbi ja ma ei säti liiga palju ja ma ei pane liiga palju erinevaid maske peale, vaid ma tulengi täpselt just sellisena, nagu ma olen. Sellistes koduriietes ja meikimata ja kohe sauna minemas. Olen siin ühes maakohas ja tulin, et natukene korraks aeg maha võtta ja natukene endasse vaadata ja eelkõige tegelikult raamatut kirjutada. Aga millest ma tegelikult tahtsin rääkida? On see, et ma küll olen aasta jooksul juba 3. korda maamajas, metsa sees, üksinda. Aga ise ma tegelikult kardan seda. Ehk siis, et ma olin tegelikult täiesti üllatunud siia sõites, et ma ei olnud selle peale nagu mõelnud enne niimoodi, aga siia sõites siis ma nagu, mul oli palju aega, sest see on Tallinnast kaugel. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et tõepoolest aasta jooksul, see on juba 3. kord, kui ma tulen. Tõsi, eelmised korrad on mul olnud umbes 3-päevased, või ütleme 3 ööd siis, või äkki 4 ööd oli üks, aga see on praegu, ma olen siin 7 ööd kohapeal. Ja et see on nagu maamaja üksinda metsa sees. Õnneks siin on mingid naabreid. Aga siiski, et ma nagu järjepidevalt jälle panen ennast sellisesse olukorda, kus ma kardan. Aga lahe on näha seda arengut. Lahe on näha seda, et ma olen nagu muutunud. Lahe on näha seda, et aasta tagasi, kui ma käisin esimest korda, ma täiega kartsin, jumala õudne oli. Ma täiega kartsin. Ei saanud tõesti, ma magasin päeval, sest ma ei julgenud öösel magada. Ma kartsin seda pimedust. Ma tean, see on mingi lapsepõlve teema ja ma juba tean ka, kus need juured on. Ma olen nagu tegelenud sellega, aga ikkagi on nagu see, et kui ma olen nagu pimedas, siis ikkagi aktiveerub see hirm. Ja siis eelmine kord, kui ma olin, siis oli juba natuke parem, et minus oli selline ärevus, aga natuke parem oli. Ja nüüd, kui ma siin olen, siis see on lihtsalt fantastiline, kui hästi on näha seda mõtte ja tundes seost. Kui ma lihtsalt olen siin, ütleme näiteks, et on pimedaks läinud, ja ma lihtsalt olen, ja mul pole mitte mingit hirmu ega midagi, sest ma ei mõtle selle peale, ma teen kas mingit omi asju või ütleme, mu tähelepanu on mujal. Ja nii kui ma panen oma tähelepanu sellele pimedusele seal õues, ja kui ma hakkan mõtlema, kõigepealt mul tekib mõte, äkki keegi tuleb. Kui mingisugune meesterahvas või rääkimata, kui näiteks, ma ei tea, mingi 3 meest siia kuidagi sisse sajavad, nad murravad igasuguse ukse maha ja nad võivad murda igasuguse akna maha ja mul ei ole mitte midagi teha. Ja kui ma hakkan mõtlema selliseid mõtteid, et äkki mingid vägistajad tulevad, äkki mingisugune, et ma ei tea, mida ma kardan, et keegi tuleb. Siis, või et äkki keegi luurab kuskil või mingisugune hiilib salaja või keegi vaatab mind pimeduses niimoodi, et mina ise ei tea, et ta mind vaatab või et siis on nagu selline, et need on mu mõtted ja nendest mõtetest mu keha reageerib hirmuga. Ehk siis nagu see on nii lahe seos näha, kuidas mu mõtted loovad minu tundeid. Kuidas ma kõigepealt on mõte. Ei ole niimoodi, et ma tunnen ennast nii halvasti, see tekitab mulle halbu mõtted. Vastupidi. Kõigepealt sa mõtled ja siis nendest mõtetest tekivad sul tunded. Su keha reageerib erinevate tunnetega sellele, mida sa mõtled. Miks me arvame tihtipeale, et mõtted tekivad pärast kehalist reaktsiooni on see, et me oleme enamjaolt paljud meist on nii autopiloodi peal, et me ei pane ise tähelegi, mis mõtteid me mõtleme. Me ei kontrolli üldse oma mõtteid, me ei kontrolli üldse seda, mis meie sisekõne on või mida me asjadest ütleme, mõtleme või räägime valjusti või enda sees. Ja siis sama asja ma hakkasin mõtlema, nagu hakkasin laiendama seda, et see tegelikult on kõigega nii. Kui ma mõtlen
selle peale, kui hull võib olla seis, kui mul saab kogu raha otsa. See tekitab nii halva tunde. Kui ma mõtlen selle peale, et valitsus võib hakata positsioneerima mind minu telefoni kaudu ja igatepidi mind jälgima ja kehtestama nagu reaalseid liikumispiiranguid linnade või tänavatel või nagu linnade vahel või siis tänavatel või mis iganes, see tekitab minus halva tunde. Kui ma mõtlen selle peale, et majanduskriis tuleb räigelt jõhker ja kui pekis kogu see maailm on, see tekitab minus halva tunde. Kui ma mõtlen selle peale, et äkki ma ei saa hakkama, siis see tekitab minus halva tunde. Kui ma mõtlen selle peale, et äkki ma lähen oma mehest kunagi lahku, ja see tekitab minus halva tunde. Kui ma mõtlen selle peale, et äkki ma ei tea, äkki mu lapsega juhtub midagi, äkki minuga juhtub midagi, äkki mu vanematega juhtub midagi, äkki mu vanaema sureb ära. Mis iganes ma mõtlen, et ma võin mõelda igatepidi igast asjadest. Ja see, kuidas ma mõtlen, see loob selle, kuidas ma ennast tunnen. Ehk siis kõik see, mis maailmas praegu toimub, kui ma tahan tunda ennast hästi praegusel ajal, siis ma pean mõtlema positiivseid mõtteid. Siis ma ei saa lugeda neid uudiseid, siis ma ei saa nagu olla selles aktiivses õuduses sees. Ma pean, kui ma tahan uudiseid vaadata, siis ma võin vaadata neid näiteks, ma ei tea, igal õhtul 10 minutit. Näiteks. Et ma tean, mis need põhiuudised on. Aga mitte seda, et ma nagu olen iga päev selles sees kogu aeg. Ma päevas mitmeid kordi vaatan ja loen ja uurin ja puurin ja olen kogu aeg selles negatiivses energias. Sest et see loob negatiivset mõtet ja see omakorda loob negatiivset tunnet. Ja kui mul on negatiivne tunne, siis minu tähelepanu on negatiivsel. Ja siis ei jää maailmal muud üle, kui mulle seda peegeldada. Ehk siis tuua ja taas luua mu ellu muudkui negatiivseid kogemusi. Ehk siis jaa, imeline kogemus mul siin näha seda väga jõulist seost. Kuna mul on siin nii palju aega ja ma olen üksinda ja ma ei suhtle mitte kellegagi praegult, no ikkagi oma mehega vahepeal suhtlen, aga üldiselt mitte kellegagi, siis mul on hästi palju aega olla. Ja mina kui suur mõtleja hästi mõtlen ja ma harjutan iga päev, et ma ei mõtle, ma mediteerin, ma kirjutan, ma olen hoian oma tähelepanu mujal, et ma ei mõtleks nii palju, just mängisin suupilli näiteks. Aga siis ma olen saanud harjutada ka seda, et ma vaatan, et kui ma mõtlen tulevikule, kui ma mõtlen tuleviku positiivsetele versioonidele, siis need tekitavad minus elevust, need tekitavad minus positiivsust, need loovad minus inspiratsioonilaenguid, mul saab tegutsemistahe, mul on igast ideid, ma just alustasin oma podcastiga, mul on järjest inimesi tuleb, keda ma tahaksin saatekülalisteks kutsuda. Ja ma tunnen ennast hästi, ma tunnen, et ma olen armastus, valgus, kergus, headus, usaldus. Ja kui ma mõtlen erinevatele negatiivsetele variantidele, kuidas mu tulevik võib olla, kuidas elu võib pekki minna, siis mul ei ole üldse hea tunne. Siis tekib hirm, siis tekib ärevus, siis tekib tahtejõuetus, tekib isegi nagu selles mõttes paanika, aga mitte füüsiline paanika, vaid selline paanika, et ma tahaks kohe hakata põgenema sellest ideest, ma tahaks, ma tea, inimesed siin kaotavad hullult töid ja mina eraettevõtjana mõtlen, et mis siis saab, kui mul ühel hetkel mul ei ole enam piisavalt sissetulekut. Ja siis, kuna see mõte teeb mulle halva tunde, siis ma tahan hakata kohe tegema erinevaid CV-portaale lahti ja hakata, ma ei tea, CV-sid saatma kuhugi. Kuigi tegelikult ma ei taha ju minna palgatööle. Ehk siis, jaa.
lihtsalt sulle väike jagamine siit Võrumaa metsade vahelt selle fookusega, et armas jälgi oma mõtteid. Sest et kõik algab sinust, sinu mõtetest ja sinust endast. Sina lood ise oma elu, oma reaalsuse, oma tunded ja sina lood ka oma mõtted, sest sina saad juhtida oma mõtteid. Ma kirjutasin täna valmis 10 enda jaoks kõige olulisemat afirmatsiooni, positiivset afirmatsiooni. Ma panen need enda blogisse, et sa saaksid neid samamoodi lugeda ja äkki need annavad sulle mingit inspiratsiooni. Ehk siis mine vaata talikarat.com. Tšauka!